Inimesed on hakanud tavalisest hauamatusest kaugenema ja tõepoolest on ju palju erinevaid viise, kuidas oma lähedast väärikalt ära saata, kuid mõned inimesed on kasutanud vägagi ebatavalisi võimalusi. Hiljuti lõi sotsiaalmeedias laineid Merili ja Kirsti Timmeri jagatud pilt, kus inimese tuhk oli avalikus rannas veepiirile visatud. Selgeltnägijate sõnul on välja koorunud palju selliseid juhtumeid, kus lähedase urn jäetakse mererandadesse või tühjendatakse need aladele, kus hiljem inimesed vaba aega veedavad. Linnarannad näiteks, kuhu väga palju mingil põhjusel kallatakse lihtsalt maha randadesse, kus teised inimesed päevitavad, lapsed mängivad, kes käib koeraga jalutamas, et see vaatepilt ei ole just väga ilus. Et selline veider komme oma lähedane lihtsalt kallata kuhugi või mis, sellest ma võib-olla veel kuhugi maani saan aru, aga see, et jäetakse urn kuhugi randa, et kuhu see urn siis koos selle tuhaga lõpuks jõuab, eks, et see on see kurb pool, et olen kahjuks näinud ja kuulnud lugusid, kus need jõuavad prügimäele. Seaduses sellekohast keeldu pole, mis tähendab, et kõik võivad ise otsustada, kuidas ja kuhu oma lähedase tuhk viia. Lähedaste soovide austamine on ju igati õige asi, mida teha, eks, aga kuhugi maani täpselt, et tuha laiali siis jaotamine on üks järjekordne asi, mida ma ei mõista selles mõttes, et kui meil on kirstumatus, ega me siis ju ka ei saa inimest pooleks ja pool siia, pool sinna, eks, et inimesel on ikkagi üks puhkepaik, mitte mitu, see tekitab segadust ka hingele tegelikult ja mis on nagu see kõige raskem variant on see, et seda tuhka ei maeta üldse maha, vaid jäetakse lihtsalt kuhugi riiulile, aastateks riiulile. Et õnnetu juhus, millega ma siin mõni aasta ka tagasi kokku puutusin, oli see, kus inimene leidis oma keldrist siis urni, mis oli seal juba aastakümneid olnud. Aga millised siis on variandid neile, kes hauamatust ei soovi? Üheks võimaluseks on näiteks Eestis ainulaadne puumatus. See inspiratsioon tegelikult tuli, kui ma ei eksi, mul Rootsis. Kui ma istusin Rootsis kuskil pargis pingi peal ja nägin mälestuspuid. Ja mälestuspuudel olid nimed peal ja ma mõtlesin, et miks need kaks asja võiks käia koos. Ja eesmärk on siis, kus lahkunu tuhk istutatakse maha biolagunevas urnis. Ja lahkunu lähedased valivad siis istiku, mis on meelepärane sobiv ja leiavad ka sobiva koha. Enamasti eelistatakse mälestuspuu istutada oma maakodu juurde või metsa, kuid Memorisel on ka Rapla lähedal mälestuspark ehk spetsiaalne ala, kuhu saab istutada ja kus hiljem mälestamas käia. Ja meil on selle üle, et hirm oli algus, et see meeldib just noortele inimestele ja noored inimesed on vastuvõtlikumad. Täna üha enam on just vanemaealine generatsioon ka selle omaks võtnud. Just nimelt seetõttu, kuna lapselapsed on maailma laiali, elu on nii kiire, nad mõtlevad, kes selle kalmistul käib. Et pigem olgu park, ilus puu, on koht, kus tulla, pikniku pidada, võib-olla kaasa võtta head mõtted, piknikukorv ja istuda ja mõelda ja mälestada sellises vormis. Mõni inimene aga ei soovigi peale lahkumist kindlat paika maha jätta, kus inimesed mälestamas käivad või siis elatakse Eestist eemal ning tahetakse, et sümboolselt saaks mälestada ka kaugemal. Sel juhul on võimalus pidada merematus, aga mõistagi rannast kaugel ja väärikalt. Ja meie pakumegi võimalust siis inimestel kas siis oma suurema seltskonnaga või siis oma perekeskes minna merele, leida Tallinna lahel sobilik koht, kus saab sellise vaikset tseremoonia merel läbi viia. Merematus koosneb kahest iidsest traditsioonist ehk tuhastamisest, mis on peamiselt hinduismist pärit komme, ning merematus, mis on tekkinud pikkade mereretkede ajast ning mis oli ka viikingite seas tuntud. Lahingus hukka saanud sõdalased saadeti sõjalaevaga Valhalla poole. Aina rohkem merematus läheb populaarsemaks ja mina arvan, et üks põhjus on see ja mida on ka mõned ütelnud välja, miks nad on valinud just merematuse, kuna selles on võib-olla natuke süüdi selline kosmopoliitne elamine tänapäeval, et sa võid ükskõik kus maailma otsas teha tööd ja elada ja kui me teame, et meri on see, mis on siis kõik mered omavahel on ühendatud, et siis on hea võimalus alati minna ükskõik kus maailma otsast mere äärde ja mälestada oma lähedasi. Paljud jätavad endale alles ka täpsed koordinaadid, et siis vahel minna alusega merele ning teha mälestussõit. Seega võimalusi väärikaks ja ilusaks lahkumiseks on tänapäeval mitmeid ning koduranda ega hoovi pole tarvidust lähedasi Viimsele teele saata.